Aga tere hommikust kõigile. Ongi siis aeg teha algust meie novembrikuu kohvihommikuga. Ja nagu te siit pildilt juba näete, siis täna on meil esinejaks Tartu Ülikooli keskkonnatehnoloogia professor Kuno Kasak. Natukene siis räägin ka Kunost lähemalt. Oma igapäevases teadustöös uurib Kuno nii mikroobitasandi gaasitootmisprotsesse kui ka ökosüsteemi kui terviku aineringet ja energiavooge. Ning nende parem mõistmine aitab tulevikus ökosüsteeme kiiremini taastada, selle käigus võimalikult palju süsihappegaasi siduda ning teiste kasvuhoonegaaside lendumist piirata. Ning meie enda kestliku maakasutuse tippkeskuses juhib Kuno ka siis keskkonnatehnoloogia töörühma ning nende peamiseks ülesandeks on mõõta meie uurimisaladel kasvuhoonegaaside vooge ning teha siis kindlaks neid vooge mõjutavaid tegureid. Tänases ettekandes räägib Kuno meile aga märgalade taastamisest süsihappegaasi sidumiseks atmosfäärist ning pikaajalise seire olulisusest taastamistööde edukuse hindamisel. Ettekande kestvuseks võite arvestada maksimaalselt umbes 40 minutit, mille järel on rahulikult aega ka küsimusteks ja aruteluks. Ning ettekande lõpus siis kuulutama välja ka järgmise kohvihommiku teema ja aja. Ettekannet me ka salvestame ning hiljem lisame siis selle ka meie YouTube'i kanalile, kus on seda võimalik ilusti ka järele kuulata. Ja küsimuste ja arutelu osa me eraldi ei salvesta, seega siis võib kõike rahulikult küsida, et seda keegi hiljem ei saa järele kuulata. Aga minu poolt siinkohal ongi kõik ja soovin kõigile põnevat kuulamist ja Kuno, ma annangi siinkohal sõnajärje üle sulle ja lõpetan ise ka jagamise. Aitäh. Tere hommikut. Ühesõnaga, täna siis ma räägin nagu lühidalt meie töörühma, keskkonnatehnoloogia töörühma ühest olulisemast uurimissuunast, ehk siis on see märgalade taastamine siis CO2 sidumiseks. Ja siis räägin lähemalt ka, et milline on siis pikaajalise seire olulisus taastamistööde edukuse hindamiseks. Et võib-olla kõigepealt üks lonks kohvi ikkagi kohvihommiku puhul. Ja lisaks on novembrikuu natuke hääle ära võtud, aga loodab, et saab hakkama. Lühidalt siis, et ettekandel ma keskendun märgaladel peamiselt ja siis võib-olla sissejuhatuseks paar slaidi ka sellest, et milline on siis märgalade seisund nagu globaalsel skaalal ja miks see üldse oluline on, et märgalad läbi ajaloo on kannatanud tugevalt siis maakasutuse muutuse järel ja siis praegusel ajal hinnanguliselt on siis kuni 290 000 ruutkilomeetrit turvasmuldi põllu- ja rohumaade all ja siis hinnanguline süsinikdioksiidi lendumine on võib-olla isegi rohkem 1000 megatonni CO2 aastas. Aga see ei ole ainult CO2, et siin lisanduvad ka muud kasvuhoonegaasid nagu näiteks naerugaas, aga mõnel juhul ka metaan. Ja siin nagu siin paremas joonis on ka näha, siis tegelikult põllumajandus on koos riisikasutusega tegelikult suurem osa selle maakasutuse muutuse tagajärjel muutuse põhjuseks. Ja kui me vaatame nagu ajaskaalas, siis tegelikult suuremad muutused hakkasid toimuma 1900. aasta alguses, kus siis märgalade kuivendamine intensiivistus väga laialdaselt kogu Euroopas ja hilisemas faasis hakkas siis ka 1900. keskpaigast ja hiljem hakkas siis märgalade kuivendamine intensiivistuma ka Aasias, Indoneesias, Malaisias, peamiselt siis õlipalmiistanduste rajamiseks. Siin on üks näide sellisest, milline välja selline maakasutuse muutus Malaisias, Borneo saarel, et 2017 aastal näiteks oli siin ürgne vihmamets. Vähem kui 2 aastaga muudeti ligikaudu 300 ruutkilomeetrit vihmametsa selliseks monokultuurseks õlipalmiistanduseks, mis asub siis turvasmuldadel, et seal on mitu meetrit turvasmuld alles ja see siis põhineb maakasutuse muutus ja tegelikult üks olulisi
probleeme kliimamuutuste seisukohalt ka. Ja aga samad probleemid on meil tegelikult ka Eestis, et näiteks siin on näited Lavassaare Sangla maajäätud turbatootmisalad, et kui Lavassaare on näiteks üks potentsiaalprojekti alasid, et kus praegu toimub aktiivne taastamistöö, siis tegelikult on meil siiski tuhandeid ja tuhandeid hektareid selliseid mahajäetud turbatootmisalasid, näiteks ka Sanglased, mõned alad võivad olla mitu ruutkilomeetrit suured, kus toimub siis püsiv kasvuhoonegaaside lendumine, aga samas ei ole ka ette nähtud erilisi taastamistöid ja siis siinkohal selle ettekande ma tahakski rääkida, et see taastamistööd olulisusest. Neile, kes ei ole tuttavad kasvuhoonegaaside seirega, siis juba lühidalt mõned slaidid, kuidas saame mõõta kasvuhoonegaaside voogusid, et ajalooliselt kõige standardsem meede on pimekambri meetodil ökosüsteemi hingamise ja metaani mõõtmiseks. Läbipaistva kambriga saame mõõta ka kogu ökosüsteemi süsinikubilanssi ehk siis NE-d. Aga ka nüüd uute analüsaatoritega on kambri mõõtmine muutunud oluliselt täpsemaks, oluliselt paremaks, et siin näiteks näha see keskmise pildil on see, et me saame mõõta ka nüüd väga erinevatest ökosüsteemidest, lihtsalt, et kambri mõõtmise probleem see, et ühes punktis me mõõdame ja olenevalt taimestikust vajab see võib-olla väga spetsiifilist kambri lahendust, et mõnel puhul piisab sellisest väiksest kambrist, kui me tahame näiteks kraavides või kraavisojades vooge mõõta, aga kuskil märgal ökosüsteemidel, kui me tahame kogu bilanssi hinnata, siis meil on vaja disainida spetsiaalsed kambrid. Ja siis teine põhiline meetod on siis turbulentsete kovariatsioonide meetod ehk eddy-covariance meetod, et selle meetodiga me saame mõõta kogu ökosüsteemi CO2 ja metaani voogusid, aga ka mõnel juhul ka N2O voogusid, kui on mõned hinnalisemad instrumendid kasutuses. Ja hästi lühidalt mõned plussid ja miinused mõlema metoodika puhul, et kambri mõõtmiste puhul on see, et ta on äärmiselt töömahukas. Nagu näete, et isegi kui meil on siin kasutusel viimase tipptehnoloogia automaatselt kambri mõõtmiste jaoks, siis siiski nõuab see väga palju tööjõudu, eriti kui me tahame mõõta nii pimekambriga kui ka läbipaistva kambriga. Ja lisaks, kui me tahame ka erineva maakasutustüüpe, näiteks kas või tavalist pinnast üle taimede, siis see nõuab erinevat lähenemist. Ajaline ruumiline resolutsioon on väga madal, sellepärast et me katame tegelikult ühe kambriga alla ruutmeetri pinna, 0,2 ruutmeetrit, mõned kambrid on suuremad, eks ole, mõned võtavad ka ruutmeetri suurused kambrid, aga siiski see kogu ökosüsteemi tasandil on see väga väike osa. Ja ajaline resolutsioon on samuti madal, sest tihtilugu käiakse väljas kord nädalas, ka nädala tagant, mõnikord korra kuus, et tegelikult see kogu see nii ööpäevane dünaamika kui ka nädalate kuude vaheline dünaamika jääb tegelikult tihtilugu välja. Ja suuremate taimede puhul mõõtmistel keerulised, nagu nägite, siis me oleme disaininud spetsiaalsed kambrid mõõta üle hundinuia, et saame mõõta kuni 2 meetri kõrguste taimede puhul võib natuke rohkem, aga juba kõrgemate taimede puhul mõõtmised ülikeerulised või pigem võimatud. Ja siis mõõtmisaegne häiring võib samamoodi mõõtada olulisel määral voogusid, eriti just metaani puhul, et siin üleval paremal nurgas on üks rõngas on siin soos. Et kui seal ikkagi jalutada seda kambrit sinna peale panna, siis võime eeldada, et metaanivood ka olulisel määral muutuvad. Aga siiski, mis on selle metoodika plussid, on see, et see on parim meetod voo põhjuste uurimiseks, sest me mõõdame täpselt ühes selles kindlas punktis seda voogu. Ja kui me teame, mis teevad mikroobid seal, mis on mullakeemia, siis me saame hinnata juba selle, mis on selle voo põhjuseks, siis metaanivoo suurenemine vähenemine. Võrdlemisi odav, see analüsaator küll maksab 50-60 000, aga sellegi poolest on võimalik selle katus erinevad uuringut teha suhteliselt suur ja üsna suur pluss on see ka, et see andmeanalüüs on suhteliselt lihtne. Ja väga suur pluss teaduse mõttes on ka see, et võimaldab lihtsalt eksperimentaaluuringuid teostada väga suurtel aladel. Et turbulentsete kovariatsioonide meetod, eddy-covariance meetodi puhul me saame hinnata siis turbulentsete õhuvoogude puhul gaasivahetust, energiavahetust ökosüsteemi ja atmosfääri vahel siis väga suurel skaalal juba hektaritest ja saame hinnata kõige täpsemini kogu ökosüsteemi siis kasvuhoonegaaside bilanssi. Selle miinuseks on see, et see on suhteliselt keeruline andmeanalüüs on seal taga. Keeruline on defineerida kindlat vooallikat, kui meid huvitab, et miks mingis kohas on näiteks väga kõrged metaanivood, seda väga osaliselt, mõnes mõttes on väga keeruline seda ühest footprindi alast eristada.
Esmainvesteering on suhteliselt kallis ja sobiva asuga valikselt võib osutuda ka keeruliseks, et kas on väga heterogeenne maastik, kas on suur reljeef või on muud probleemid. Aga siiski on see parim meetod ökosüsteemi tasandil voogude mõõtmiseks. Ajaline ruumiline resolutsioon on väga kõrge, sest mõõdame kogu aeg, enamasti 20 hertsiga ja aasta läbi kogu aeg andmed jooksevad, lisaks on siis kogu see mikrometeoroloogiline osa ka olemas. Ja sellega saab siis väga täpse kasvuhoonegaaside bilansihinnangu uuritava ökosüsteemi kohta, et siin ülevalpool on näha näiteks Lõuna-Koreas üks torn riisipõllul, Californias taastatud märgala peal ja siis siin on Lavassaare mahetud turvatootmisala ja siin on ESSO taastatud soo Lõuna-Eestis. Ja EDI võrgustik viimase 10 aastaga on olulisel määral laienenud, et globaalsel tasandil on rohkem 250 ala, see on üle 2000 alapõhise aasta andmeid. Põhiliselt katab see küll Põhja-Ameerika ja Euroopa, aga järjest enam hakkab ka infot tulema muudest piirkondadest ja nii Lõuna-Ameerikas kui ka Aafrikast, mis annab nagu siis modelleerimiseks olulist sisendit sõltumata ökosüsteemist, kas see on märgalad või metsad või savannid, et see võrgustiku laienemine on väga oluline. Ja siis täna ma saan rääkida ka pikaajalise seire olulisust, kui me räägime märgala taastamiseks ja siis siin ma keskendun natuke nüüd Sacramento San Joaquini deltale Californias, kus ma olen siis oma karjääri jooksul korduvalt käinud teadustööd tegemas ja siiani tegelen selle uurimisega suhteliselt laialt. Ja miks ma sellest ajast ka räägin, et see on suhteliselt palju taastatud märgalasid ja seal on ka see, et see on väga pikaajaline seire, et meil Eestis nii pikaajalist seiret nii laialdase katusega alade puhul ei ole ja üldsegi lähipiirkonnast on seda väga raske leida, et see on nagu ideaalne väilabor, et uurida erinevaid põhjusi ja tegureid. Lühidalt ajaloost ka, et siin pildil on näha, et Sacramento on delta paistab intensiivse põllumajanduse all. See ajalooliselt ei ole see kunagi niimoodi olnud, et kunagi oli see kuni umbes 3000 ruutkilomeetri suurune delta-ala, moodustus peamiselt siis hundinuia ja skonoplektuse taimedest. Ehk siis see on see ajalooline olukord. Nüüd kullapalaviku järgsel ajal algas seal intensiivne kuivendamine põllumajanduse arendamiseks ja alates 1900. aastatest on siis tegelikult 95% ja pealegi kogu sellest deltast kuivendatud. Ja see delta tänase päeva välja näeb, siis on tegelikult see, et suurem osa sellest piirkonnast kõik allpool merepinda ja siis seal on rajatud enam kui 800 kilomeetrit tamme ja veeregulaatoreid, et seda maapinda nii-öelda kuivalt hoida. Samas see saab seda, et see toimub tohutul määral ka CO2 lendumist ja selle 150 aastase ajaloo jooksul on kogu see piirkond kaotanud enam 200 teragrammi CO2, mis on siis lendanud CO2 atmosfääri. Ja kunagi saate San Franciscosse, siis kindlasti soovitan seal läbi sõita sellest delta piirkonnast, et väga muljet avaldav on see mastaap, et kui seal deltas kõnnida, siis näiteks, et kui suured kaubalaevad on piltlikult öeldes teil pea kohal, sellepärast, et te olete ise 9 meetrit allpool merepinda võib-olla. Siin on nagu visuaalselt on hästi näha, et siin on Sacramento jõgi ja siis 9 meetrit allpool on siis juba põllumajandus ja siin on näha, et suured pumbajamad kogu seda piirkonda hoiavad nii-öelda haritavana. Aga see olemasolu olukord ei ole nagu jätkusuutlik, sellepärast, et rauline surve järjest suureneb nende paisudele, tammidele, mis tõttu järjest enam on ka suuremaid lagunemise üleujutuselt. Siin kaardi pealgi on näha mõned suuremad alad, mis on tammide lagunemise järel purunenud, mida ei ole taastatud, et aga kunagi on põllumaad, aga see surve kõigil aladele suureneb ja siis taastamine on üks ainukesi lahendusi, kuidas kogu see piirkond taastada. Ja mida seal peamiselt kasutatakse, siis on peamiselt on kasutused nii karjamaana kui ka maisina, aga siis ka alfa ja mõnel puhul ka riisi. See on näha, et tegelikult, et kui me räägime siin ökosüsteemi füüsikabilansist, siis me tänase hetkel keskendun 3 parameetrile, on siis ökosüsteemi hingamine, ehk siis palju CO2 eraldub ökosüsteemis, siis on ökosüsteemi primaarproduktsioon, ehk siis taimede poolt fotosünteesi käigus CO2 ja siis NE, ehk siis kogu ökosüsteemi CO2 bilanss.
Ja siis antud ettekande puhul on ka see, et kui te näete kuskil negatiivseid väärtusi, siis see on hea, see on seda, et ökosüsteem seob süsinikku, kui on positiivne, siis see kaotab süsinikku, et siis teate, et siin näiteks maisipõllu puhul on aastane kumulatiivne voog on ikkagi positiivne, ehk siis pidevalt toimub CO2 kadu ökosüsteemist. Ja märga taastamised antud piirkonnas algasid juba 1997. aastal, kui taastati pilootprojektina 3 hektari suurune West Pond väga tiheda taimestikuga ja suhteliselt kiiresti oli näha, et sellel efekt on päris kõrge, et toimub aktiivne turba moodustamine ja väga taimekasv ja siis sellest jähtuvalt on aastate jooksul rajatud siis taastatud erineval hulgal märgalasid, näiteks Mayberry East End, mis Mayberry on 2010. aastal taastatud 120 hektari, East End 2013. aastal 323 hektarit, Sherman Wetland 263 hektarit, Hillslough 263 ja siis Gilbert Tract 105 hektarit ja lisaks on siin muid alasid, et need on alad, millel toimub aktiivne süsiniku seire. Aga siis on seal palju muid taastamispekti, kus aktiivne seire puudub. Et ideaalis on ette nähtud, et aastaks 2030 kuni 35 taastatakse 10% kogu deltast, ehk siis ideaaltingimustes kuni 20 ruutkilomeetrit. Praegu administratsiooniga Trumpi all vähe tõenäoline, kui just California sinna tohutul määral ise investeeringuid ei pane. Et antud juhul, kui põllumehed annavad oma maa ära märga taastamiseks, siis tegelikult see California osariik toetab seda põllumaad ja põllumeest ka sellisel määral, et sisuliselt on see märgala viljelemine isegi mõnes mõttes mõistlikum kui see põllukultuuri viljelemine. Ja nüüd siis pikaajalise seirest, et kui on ühe või 2 aastat, siis tegelikult on väga raske midagi selle ökosüsteemi kasvuhoonegaaside bilansi kohta või voogude kohta hinnangut anda, sest see graafik nagu illustreerib seda kõige paremini, et meil on siin 6 erinevat ala valimala ja siis on ja meil on näha, et kuni 25 aastat on seired läbi viidud, me näeme tegelikult, et see varieerus sidumise koha pealt on tohutu, et ühel aastal võib-olla ligi 0, teisel aastal seob 600-700 grammi CO2 ruutmeetri kohta. Ja see sõltub väga paljudest spetsiifilistest teguritest. Ja muidugi on see, et me hakkaksime võimalikult algusest võimalikult kiiresti peale taastamistöid ka seiretegevusega peale, siis me näeme tegelikult, et esimesel aastal võib see taastamistööjärgne mõju CO2 voogudele olla suhteliselt suur, näiteks see Hillslough, Sherman Wetland, me näeme tegelikult taastamistöid, siis esimesel aastal on ta pigem valikas. Mõned alad jällegi on muutunud kohe esimesel aastal väga suurteks sidujateks, et näiteks Gilbert Tract, et aasta peale taastamist seob kuni 800 grammi CO2 ruutmeetri kohta aastas. Ja delta märgalad on maailma produktiivsemad ökosüsteemid, et kui me vaatame, siis keskmine jookseb seal kuskil -200 grammi ruutmeetri kohta aastas, siis delta märgalad tegelikult seovad kuni 800 grammi CO2 ruutmeetri kohta aastas, et siin on väike osa, mis on paremad näiteks, siis ta on 1% parimate ökosüsteemide juures ja seda põhjustab see, et seal on pikk kasvuperiood, laialdaselt magevett ja siis lõputu päike põhimõtteliselt. Aga sellega kaasab ka see probleem, et lisaks intensiivselt CO2 sidumisel toimub ka tegelikult väga suur metaani tootmine. Just samadel põhjustel, seal on väga soe, seal on palju süsinikku sisse, seotakse palju süsinikku, see tähendab seda, et metanogeidil on palju nii-öelda toitu, mida siis lagundada. Ja siis me näeme tegelikult, et kõik ökosüsteemid, kõik taastusmärgalad on väga suured metaaniallikad ja kumulatiivsed tasandil on kõskelt läbi 30 kuni 40 isegi peale grammi metaani ruutmeetri kohta aastas, ehk siis on ühed maailma kõige suuremad looduslikud metaaniallikad ka. Et see siit tuleb ka selline trade-off, et süsteemid seovad tohutus koguses CO2, aga samas emiteerivad väga palju metaani. Aga siit tuleb ka see
Nüüd järgmine oluline aspekt pikaajalise seire puhul on see, et seal on meil rohkem infot selle kohta, kuidas aasta-aastalt vood varieeruvad. Siin on nüüd 10 päeva keskmine voog läbi aasta näidatud kolmel kõige vanemal ökosüsteemil, Mayberry, East End, West Pond. Siis me näeme tegelikult, et Mayberry, mis siis varasemalt fotol nägite, on ka suhteliselt mitmekesise nii-öelda taastamine tehtud, seal on palju avaeelisalasid, tiheda taimestikuga alasid ja ka siis nii-öelda suuri tiigilaadseid alasid. Ja siis mingid alad, West Pond, East End on sisuliselt 100% tiheda taimestikuga kaetud. Ja siit tuleb ka siis see varieerus, sest need alad, mis on tiheda taimestikuga, nendel on üsna stabiilne, on see süsiniku sidumine. Seal varieeruvus, seal tõesti on ühel või teisel põhjusel see varieeruvus tekib. Ja metaani puhul see nii-öelda ennustamine on veel keerulisem, et seal on väga palju faktoreid, mis seda voogu mõjutavad. Ja kui me vaatame aastas summaarset CO2 ja metaani voogu, siis üldjuhul võiks eeldada, et taastamist meil on üsna hea lineaarne langus, ehk siis toimub iga aastaga järjest parem CO2 sidumine. Reaalsus on hoopis teine, et kui vaatame selle Mayberry, kus oli see hästi heterogeenne märgala, siis me näeme tegelikult, et taastamistööd esimesel aastal on ligi 0, järgmisel aastal seob kuskil 300 grammi CO2 ruutmeetri kohta aastas ja siis kolmandal aastal nagu jälle sisuliselt 0. Ja sama kehtib ka siis teiste märgalade puhul. Ja seda siis põhjustavad erinevad alapõhised faktorid, näiteks 2013. aastal oli siis suur kahjurite levik, ehk siis ligi 70% märgala taimestikust hävines. Toimus teine suurem häiring, et kuna see asub riivmeelises piirkonnas, et siis toimus nii-öelda õnnetuse korras soolase vee sissekanne, me näeme, et produktsioon langes jällegi ligi 300 grammi süsiniku ruutmeetri kohta aastas 0 lähedale. No ja siis toimus järgmine kahjurite rünne, mis jälle mõjutas seda voogu suhteliselt märkimisväärselt. Ja sama oluline on samamoodi veetaseme hoidmine, et kui veetase ikkagi langeb, siis tegelikult süsiniku sidumine ka olulisel määral langeb, et siin näiteks East Endi puhul, West Pondi puhul ikka kahel perioodil siis toimus olulisel määral veetaseme langemine, mis tingis selle, et ühe aastaga ta muutus ligi 600 grammise süsiniku sidumise pealt 200 grammiseks emiteerijaks, samamoodi teisel aastal, et see varieeruvus annab meile olulist infot selle kohta, et kuivõrd oluline on lisaks see pidev majandamine. Metaani puhul me näeme samamoodi, et alguses toimuvad suhteliselt kõrged emissioonid, aja jooksul hakkavad langema ja siis toimuvad jälle mingisugused episoodilised tõusud. Et parem näide ongi see Mayberry, kus tegelikult viimase 10 aastaks põhimõtteliselt iga aasta metaanivood langesid. Ja selle põhjal eelmine aasta avaldati ka artikkel, kus siis spekuleeriti erinevate põhjuste puhul, miks see nii juhtub. Aga see oli just täpselt avaldati aasta enne seda, kui toimus hüppeline kasv järsku. Et siis 2024 aasta andmed juba näitavad, et see on tagasi aastas 2017. Mis selle kasvu põhjustab, täpselt ei tea. Ehk siis see on nüüd järgmine suur küsimus, et mis sellist sinusoidset mustrit sinna põhjustab. Ja kõige suurem küsimus muidugi on, et millal saavutatakse siis neto kasvuhoonegaaside sidumine, ehk siis millal muutuvad need ökosüsteemid kliimat jaotavateks. Ja siin on jällegi oluline see, et kui pikalt me oleme antud süsteeme nüüd seiranud. Et ma olen jaganud sinna 3 erinevatesse graafikusse, et kui meil on seire pikkus 3 aastat, siis me näeme, et need alad, mis on hiljuti taastatud, need sisuliselt ei muutu mitte kunagi mudeli järgi süsiniku siduvaks, ehk siis mitte vaid kliimat jahutaks. Ja teiste alade puhul me näeme, et Gilbert Tract, tõusumõõnade puhul mõjutavad märgala, et tema võiks saavutada neto sidumise 67 aasta pärast, teiste süsteemide puhul on see 164 aastat, 178 aastat, mis on päris pikk ajaperiood, eks ole. Nüüd, kui meil on 5 aastat sõidatud, meil on juba ökosüsteem on mõnevõrra stabiliseerunud, me näeme, et 178 aastat on muutunud 150 aastaks, 164 on 156, et see on nagu enam sama. Nüüd, kui
meil on seire pikkus 10 aastat, me näeme tegelikult, et see varieeruvus või see algaste varieeruvus on oluliselt taandunud. Me näeme, et näiteks Mayberry, kus oli küll suhteliselt suur kõikumine, on juba 7 aasta pärast muutub nii-öelda summarum kliimat jautavaks ökosüsteemiks. See homogeenne süsteem enam-vähem samas suurusjärgus. Et see periood 150 aastate peale võib tunduda tohutult pikk aeg tegelikult, aga kui me arvestame, et need delta märgalaka moodustusid 1000 aastate jooksul ja samamoodi hävitati 100 aastaga, siis tegelikult see ajaperiood ei ole väga pikk. Et kuigi summa summarum ta praegu on kliimat soojendav, siis tegelikult toimub siiski aktiivne CO2 sidumine, turba moodustumine, see süsiniku salvestamine, et see ainuke number ei ole see, mida me saame nagu siis nagu edukuse määral hinnata. Kui me räägime taastamist, siis meie muidugi eesmärk on see, et hakkaks võimalikult kiiresti CO2 siduma, elurikkust suurendama, aga alati ei lähe kõik nii plaanipäraselt, et see ongi see probleem, et aeglaselt taastuvad ökosüsteemid võivad jääda pikemaks ajaks kliimat soojendavateks, mitte ainult metaani seisukohalt, aga ka see, et toimub pikemalt püsivalt CO2 lendumine. Et siin on 2 näidet, et mul doktorant Ilona parasjagu uurib ja kirjutab ka artiklit 2 ala võrdluses, üks on siis California halvasti taastuv või aeglaselt taastuv ala ja siis Eestis on ESSO, kus on ka taimestiku märgala taastumine suhteliselt aeglane. Ja siis meie huvi on nagu näha, mis siis seda põhjustab ja kuidas me saame need taastamistöid võib-olla sellest lähtuvalt siis tulevikus paremini planeerida. Siis me näeme tegelikult, et Hills Luu Californias on kumulatiivselt nii CO2 kui ka metaani allikas. Samamoodi on ka meie ESSO, nüüdseks on meil juba 2 aasta need andmed kogutud, aga siin on 1 aasta kumulatiivne voog, et saada neid taastamistööd paremaks, me peame saama teada, mis need suure voogis põhjustab. Ja kuna ma varasemalt rääkisin natuke ka siis erinevatest metoodikatest, siis et taastamistööd üldse tulevikus paremini planeerida, siis meil tegelikult üks asi on see, mida huvitab ökosüsteemi, kui tervikuna, aga meid huvitab ka see, et mis toimub ökosüsteemis sees nagu väikestel aladel. Ja selleks me tegime nii Eestis kui ka Ameerikas on teinud läbi eksperimente, ehk siis kaardistanud kogu märgala heterogeensust nii erinevatel aastaaegadel ja vaatab, kuidas siis voogude varieeruvus muutub, eriti metaani seisukohalt. Ja siis me näeme siin, et varieeruvus on väga suur. Talvisel perioodil see varieeruvus on võib-olla ainult parisaja nanomooli vahel ruutmeetri kohta sekundis, siis tegelikult suvisel perioodil võib see olla tuhandetes nanomoolides, ehk siis mingid piirkonnad märgalas on sellised, kus tuleb palju metaani, mingid piirkonnad vähem. Ja siis meie töörühma üks suuri küsimusi ka, me tahaks nagu leida lahendused või leida nagu põhjused, mis põhjustab siis mingites kohtades suuri voogusid ja kuidas me saame nagu tulevikus märgasid disainida selliselt, taastamist disainida selliselt, et kõik oleks nagu roheline, eks väga väiksed vood, mis siis olulisel määral kiirendaks nii-öelda seda switch over time'i, millal ta muutub kliimat jahutavaks. Ja siis selle uurimisse on andnud väga suure sisendiga suur andmed ja masinõppe, mis on siis uued võimalused kogu see ökosüsteemi toimuvate protsesside uurimiseks. Ehk siin on meil kõrval näha siis edikoherensmeetodil kogutud andmestik ja siis me oleme teinud 2 erinevat kampaaniat nii-öelda kambritega, et siis uurida täpsemalt neid driverid, mis siis selle voogu ühel või teisel juhul siis mõjutab. Ja kui me võrdleme neid kambri ja edimeetodid, siis me näeme, et tegelikult talvisel perioodil näiteks on erinevate ökosüsteemide vahel need 2 metoodikat ühtivad suhteliselt hästi, aga suvisel perioodil ikkagi see vahe tuleb väga suur ja see on ka see, et kambriga me ei ole võimelised mõõtma igal pool suurte taimede ja katma kogu seda ala, nii et siit siis 2 metoodika vahe tuleb sisse, aga just selle masinõppega me saame täpsemalt uurida nüüd, kuna meil andmed on palju, siis me saame täpsemalt uurida, mis siis ühel või teisel juhul mõjutab siis seda voogu. Ja siin üks näide ka lähemalt Lavassaare maa- ja turvatootmisalalt, kus me oleme ka mitmed aastad juba teinud seiret. Hiljuti just mul doktorant Kadir avaldas ka artikli Agricultural Forest Meteorologist, kus uuris siis, kuidas
ökosüsteemi voog, kui suur on ökosüsteemi voog ja kuidas siis nii-öelda ala heterogeensus mõjutab seda voogu. Et me näeme tegelikult, ühel suvel me installeerisime need samad väiksed kambrid kogu selle edi footprinti ulatusse, kattes erinevaid maakohtuse tüüpe, erinevaid taimetüüpe, et vanu kraavipõhjasid, paljast turbala ja erinevaid taimeliike. Me näeme tegelikult, et järgmisel graafikul, et see varieeruvus on suhteliselt suur. Ja siit on ka see probleem, et kui me hakkame hindama ökosüsteemi voogusid, siis see, kuhu me selle rõnga parasjagu seal maha paneme, sellest sõltub väga palju. Et kui me paneme selle rõnga näiteks ainult pilliroo peale, siis meie metaanivoog näiteks on 50 nanomoli ruutmeetri kohta sekundis. Kui me palja turba peale paneme, siis tegelikult see on nulli lähedal, aga siiski see varieerus on erinevatel tüüpidel on päris suur. Ja kui me võrdleme selle ediga, siis me näeme tegelikult, et siit tuleb erinev statistiliselt oluline vahe sisse. Ja sama tegelikult kehtib ka siis CO2 emiteerimise ja sidumise koha pealt. Siin me näeme siis, mis infot annab meil edi ja siis me näeme siis erinevate taimeliikide puhul, kuidas see varieerus muutub. Ehk siis jällegi ökosüsteemi tasandil annab edi kõige parema hinnangu meile. Kui me tahame teha kambri mõõtmised, saada väga täpne hinnang, siis peab olema suhteliselt laialdaselt kaetud proovipunktid, et võimalikult suur oleks see suur heterogeensus oleks kaetud. Nagu näeme, siis tegelikult see keskmine, kui meil on kõik keskmistatud, kõik erinevad taimeliigid ja maakohtuse tüübid, siis see keskväärtus on suhteliselt sama, mis on edil, et mediaan küll mõnevõrra rohkem kõigub. Ja samamoodi masinõppe annab meile võimaluse siis uurida, mis on peamised tegurid, mis põhjustavad siis seda CO2 sidumist, metaanivoogude lendumist, et me saame natuke paremini siis tulevikus neid alasid kas siis majandada või siis taastada. Ja kokkuvõtteks, et väga oluline meeles peada, et ökosüsteemide märgalökosüsteemi taastamine just CO2 sidumiseks on väga pikaajaline protsess, et esimese paari aasta põhjal ei saa anda erilisi järeldusi või tulemusi. Et mõne puhul, nagu me nägime eelnevalt, see võtta aastaid 5 ja pealegi, et tekiks juba mingi kindel dünaamika. Teine asi on see, et me ei saa suurendada primaarproduktsiooni ja loota, et siis ökosüsteemi hingamine ka seetõttu ei suurene, et need asjad omavad tasakaalus. Ja oluline on see, kui palju süsteemis siis CO2 seotatakse ning kui palju lendub teisi kasvuhoonegaase. Et kui seotakse palju CO2, aga samal ajal lendub palju metaani või ka naerugaasi, siis tegelikult me näeme, et see ökosüsteemi nii-öelda kliimat või see periood, kuna see ökosüsteem muutub kliimat jahutavaks, et see periood on hoopis võib väga suurel määral varieeruda kümnetes ja kümnetes aastates. Lisaks ökosüsteemi taastamisel on sama oluline kaitsta ka looduslikke süsteeme ja kasvuhoonegaasidega samavõrd oluline on ka tegelikult ju elurikkus, et me ei taasta nüüd ökosüsteemi ainult sellepärast, et süsinikku siduda, aga meil on oluline ka see, et see oleks võimalikult tagatud ka see elurikkus. Süsiniku sidumine taimede poolt on aeglane võrreldes sellega, kui palju aastas näiteks lendub CO2 fossiilkütuste põletamisega, ehk siis see ei ole kiire nii-öelda lahendus, kuidas kliimat jahutada või taastada. Et see on pikaajaline protsess. Ja kõige lõpuks on see, et piirangud seavad siiski füüsikaseadused kui ökoloogilised printsiibid, et ükski süsteem ei ole lõputult võimeline siduma CO2 nii suures koguses, nagu me seda emiteerime. Ja lühidalt juba paar probleemi kohta perspektiivi, et nagu me näeme, siis meil on aasta jooksul väga palju europrojekte olnud ka Eestis, ja paljud europrojektid võimaldavad tõusta seiret, et me annavad ka rahastuse, et taristut arendada, aga juhul, kui see europrojekt nüüd ühel päeval läbi saab, siis tegelikult ei ole veel kindlaid meetmed just selle jätkuseire jaoks, et me rajame küll sellised seirejaamad, mis on võib-olla maksavad 150 000 peale, aga mis saab peale seda europrojekti, heal juhul on selle katteks rahastused saada jätkata, aga tegelikult on see ikka suke umbmäärane periood. Ja me tegelikult näeme siin, et väga pikad andmeread on need, kus asjad hakkavad nagu huvitavaks minema, kus me tahame teha põhjalikemaid hinnanguid juba. Lisaks on see, et Eestis on potentsiaali olulisel määral seirevõrgustega arendada ja mitte ainult taastamise perspektiivist lähtuvalt, aga üldises plaaniski, et laiendada seiret ka meie looduslike soode puhul veelgi, metsades ja nii edasi, ja ka näiteks modelleerimise seisukohalt ja on nagu
Open Access andmestik annab väga laialdasi võimalusi, mitte uurida meie ökosüsteemi, aga ka mis toimub mujal maailmas, et needsamad Ameriflux, Fluxnet, European Flux Cluster Database, et väga paljud uurimisrühmad, sealhulgas meie siis publitseerime kogu oma andmestikku iga 6 kuu tagant avalikult kõigile kasutamiseks, et kui ise ei jõua, siis äkki keegi teine teeb sobivaid olulisi uuringuid. Aga see ongi siis lühidalt kõik, et tänan kuulamast ja ootan küsimusi. Aitäh sulle ettekande eest, Kuno. Enne kui me küsimuste juurde asume, te võite juba muidugi mõelda ja chati ka kirjutada, siis ma kiirelt korraks teen reklaami ka meie järgmisele kohvihommikule, mis toimub siis 9. detsembril umbes täpselt kuu aja pärast ning seekord on siis meil esinejaks Tartu Ülikooli taastamisökoloogia professor ja ka meie enda tippkeskuse maastike elurikkuse töörühma juht Aveliina Helm. Ning siis detsembrikuu kohvihommikul räägime, kuidas läheb siis hetkel Eesti pärandniitudel. Nii et selle kohvihommiku võite ka endale juba kalendrisse kirja panna.